Tere, head investeerimishuvilised! Tere tulemast kuulama alustava investori baaskursuse seminari investeerimise ABC. Mina olen LHV Panga vanemmaakler Martin Arumäe ja täna siis räägime eelkõige sellest, miks üldse investeerida, millised on erinevad varaklassid. Põhiliselt räägime 3 varaklassist, kuhu alustav investor võiks siis investeerida või vähemalt kaaluda investeerimist nendesse varaklassidesse. Ja kõige lõpus vaatame ka siis erinevaid võimalusi läbi LHV, et kuidas seda kõike teha. Aga mis siis muud, kui alustame? Kuidas saada jõukaks? See on tegelikult väga lihtne valem. Seal on vaja ainult paari asja, mida tuleb siis täita. Esiteks, mis on kõige olulisem, tuleb alustada varakult. Mida varem te alustate, seda suurem on liitintressi mõju siis perioodi jooksul. Kui te alustate, mis on oluline? On oluline, et teie teenitud rahast, mida te näiteks teenite palgatööga, et te sellest kõik ära ei kulutaks, vaid siis osa tuleks säästa. Ja mida selle säästuga teha? Säästud tuleks siis mitte lihtsalt jätta näiteks pangakontole seisma, vaid tuleks panna enda kasvuks tööle ehk et investeerida. Ja nii nagu siis ka parempoolsel pildil näha, siis aja jooksul tänu liitintressi mõjule teie jõukus kasvab. Alguses on see väga aeglane, aga mida aasta edasi, seda kiiremaks ja suuremaks liitintressi mõju läheb. Ja vaatamegi lähemalt, kuidas siis liitintress toimib. Et siin on toodud näitena, kuidas perioodi alguses on võetud algsumma 1000 eurot ja seda investeeritakse siis tootlusega 10% aastas. Esimese aasta lõpus teenite 100 eurot ehk et teie algsest investeeringust on saanud 1100 eurot. Järgmisel aastal teenite juba natukene rohkem ehk mitte ei teeni enam 100 eurot, vaid teenite 110 eurot. Ja kui te nüüd kogu aeg selle teenitud tulu investeerite samadel tingimustel tagasi, siis mida aasta edasi, seda suuremaks lähebki see liitintressi mõju. Ehk et antud näites viimasel ehk 10. aastal on intressi mõju või intressi tootlus siis juba 235 eurot. Ehk et võrreldes algsummaga, kus te teenisite 100 eurot, siis tehes täpselt sama asja, olete märkamatult teeninud juba 235 eurot. Ja kui nüüd pikendada näiteks perioodi veel 10 aasta võrra, siis 2020. aastal oleks teenitud intressi tootlus juba 611 eurot. Ehk et esialgsest investeeringust rohkem kui pool. Siis on näide, miks ei tasu säästetud raha siis jätta ainult nii-öelda pangakontole vedelema. Ehk et kõige tumedam joon on siis säästetud raha, mis investor siis on säästnud 40 aasta jooksul. Et siin on perioodiks võetud investor, kes on alustades 25-aastane ja lõpetades on ta 65-aastane. Ja kui ta säästab igas kuus 300 eurot, siis tal on 65-aastaseks saades pangakontol ligi 50 000 eurot. Nüüd, kui seesama investor need 300 eurot kuus mitte ei jäta kontole, vaid investeerib ja teenib näiteks keskmist tootlust 8% aastas, siis peale 40 aastat on tal teenitud natukene üle 300 000 euro. Ehk et kõik on täpselt sama, periood on sama, säästetud raha on sama, aga märkamatult on 50 000 saanud 300 000. Ja nüüd, kui seesama investor vahepeal teenitud kas siis dividenditulu või intressitulu investeerib omakorda edasi, nii nagu oli ka eelmises näites, siis mitte ei ole pärast 40 aastat tema
portfelli väärtus 300 000, vaid on ligi 750 000 eurot. Ehk et siis nii-öelda säästetud raha versus järjepidevalt investeeritud raha erineb siis nii-öelda 20 korra võrra peaaegu. Ehk et igal juhul, kui teil on ajahorisont väga pikk, siis tasub investeerida. Ning ajalugu on näidanud, et aktsiaturgude pikaajaline reaaltootlus on ligi 8%. Ehk et reaaltootlus on siis tootlus, kust on maha arvestatud inflatsioon. Aga mis asi on üldse inflatsioon? Et rahanduses on üks selline hea termin nagu raha ajaväärtus, mis ütleb siis seda, et 1 euro täna on väärt rohkem, kui see sama euro on väärt homme või kui ta on väärt kuu aja pärast. Ja see ongi sellepärast, et raha ostujõud aja jooksul väheneb. Ehk et siis säästetud raha kaotab kogu aeg väärtust. Ja selle nii-öelda termini nimi ongi siis inflatsioon. Ehk et kui te näiteks lähete teatrisse ja panete pintsaku taskusse 100 eurot ja vaheajal seda ära ei kuluta ja lähete peale etendust koju ja unustate selle 100 eurot sinna pintsaku taskusse ja avastate selle näiteks 10 aasta pärast, siis teil on endiselt 100 eurot. Aga 10 aasta pärast see 100 eurot on väärt vähem, sest et ei saa samas koguses või samas väärtuses enam kaupu selle eest. Ja nii-öelda ajaloolise keskmise näite puhul oleks siis 100 eurose samaväärne ostujõud 152 eurot. Ehk et nende kaupade eest, mille eest te täna maksaksite kokku 100 eurot, peaks teil siis 10 aasta pärast olema 152 eurot. Ehk et säästetud raha, mis ei teeni mitte mingisugust tootlust või intressi teile, aja jooksul lihtsalt väheneb. Aga kuhu siis on investoril võimalik üldse investeerida? Kõige esimene ja ilmselt ka kõige populaarsem varaklass on siis aktsiad. Ehk et iga ettevõte kuulub siis aktsiakapitalist või osakapitalist. Ja mis see aktsia siis tähendab? Kui te omate mingit ettevõtte aktsiat, siis teie olete selle ettevõtte aktsionär. Ehk et teile kuulub justkui tükikene sellest ettevõttest, sellele ettevõttele kuuluvatest varadest ja teie siis investorina saate kasu ettevõtte kasvust ja ettevõtte teenitud tuludest. Näiteks kui teile kuulub 10% kõikidest ettevõtte aktsiatest ja kui ettevõte otsustab maksta dividendi, siis teie saategi 10% kõikidest dividendidest endale. Ja investori tulu siis tekibki põhiliselt kahest asjast. Esimene ongi dividendid, mida ettevõttel on siis võimalus maksta peale majandusaasta lõppu, kui neil on olnud hea ja edukas aasta, ehk et on teenitud kasumit ja leitakse siis, et mõistlikum oleks kasum aktsionäridele välja maksta. Ja teine variant on siis hinnatõusust, ehk et ettevõtted, kuhu te saate lihtsasti investeerida, on kõik ka börsil kaubeldavad, ehk et avalikult kaubeldavad ettevõtted. Mis tähendab seda, et nende ettevõtete aktsiaid on siis võimalik kõigil soovi korral osta börsilt, kus siis müüjateks on teised investorid. Ja kui te ostate omale mõne aktsia börsilt ja teil õnnestub see müüa hiljem kõrgema hinnaga maha, siis teile ongi tekkinud kasum siis aktsia hinnatõusust. Ja mis mõjutab aktsia hinda, põhiliselt ongi ettevõtte käekäik. Ehk et kui hästi läheb ettevõttel, kas nad suudavad ajas kasumit, käivet suurendada või siis vastupidi näiteks kulusid vähendada. Ehk et mis siis tooks
päeva lõpuks suurema kasumi aktsionäridele. Ja tüüpiline käitumine aktsiatel on selline, et aktsiaturud on siis reaalmajandusest kuskil 6 kuud eespool. Ehk et kui majandus hakkab tõusma näiteks 6 kuu pärast, siis reeglina aktsiaturud juba näevad seda ette ja tõusevad siis ennem. Ja vastupidi on ka siis languse puhul. Ja mida siis aktsiad teevad? Kui aktsionärid näevad, et meil ootab ees majanduskasv, ettevõte suudab praegusest palju rohkem oma kaupu müüa, suudab teenida suuremat tulu tulevikus, siis hakatakse ostma odavama hinnaga aktsiaid kokku. Ja mis siis juhtub, on see, et turul tekib suurem nõudlus aktsiate järgi, kui on pakkumine. Ehk et aktsia hind turul siis tõuseb. Ja vastupidiselt, kui kardetakse majanduslangust, et ettevõtetel läheb järgmistel aastatel kehvemini, siis müüakse aktsiad ära, sest et ilmselt täna on aktsia väärt rohkem, kui ta on aasta pärast. Ja mis juhtub aktsiaga? Aktsia hind siis langeb, kuna turul on rohkem müüjaid, kui on ostjaid. Ja nagu siis ka slaidi alla ääres mainitud, siis aktsiate hinna kujundabki nõudluse ja pakkumise vahekord. Aga lisaks aktsiatele on veel varaklasse, et teine populaarne varaklass Eesti investorite seas on võlakiri. Ehk et võlakiri oma olemuselt on pangalaenule väga sarnane instrument, aga erinevalt aktsiast ta ei anna siis osalust ettevõttest. Ehk et kui te ostate mingi ettevõtte poolt väljastatud võlakirju, siis te ei saa osalust, aga te sõlmite justkui omavahel siis lepingu, mille kohaselt teie laenate ettevõttele raha. Ettevõte maksab teile laenatud raha eest intressi ja perioodi lõpus maksab siis tagasi ka põhiosa, ehk et selle osa, mis te siis esialgu neile laenasite. Ja investorile tekibki tulu siis samamoodi 2 allikast, intressimaksetest ja võlakirja enda hinnatõusust. Intressimakseid makstakse võlakirjade puhul erinevalt, et on ettevõtteid, kes maksavad intressi kord aastas, on ettevõtteid, kes maksavad intressi kord kvartalis ja on ettevõtteid, kes maksavad intressi igakuiselt. Ehk et mis on siis nii-öelda võlakirja võib-olla eelistus või miks ta on investorite seas populaarsem, on see, et ta on natuke turvalisem võrreldes aktsiatega. Ehk et tihtilugu on 2 tüüpi võlakirju, on neid, mis on tagatud ja mis on tagamata. Tagatud võlakirjade puhul on siis see nii-öelda justkui laenuleping tagatud konkreetselt ettevõtte enda varadega. Ehk et tagatiseks on mingi reaalne vara, mida siis ettevõte saab võimalusel müüa, kui neil ei peaks olema vahendeid, et siis intressitulu teenindada või perioodi lõpus võlakirja põhiosa tagasi maksta. Ja tagamata võlakirjade puhul siis mingit nii-öelda füüsilist tagatist seal ei ole, et on justkui võlakirja väljastaja nii-öelda ausõna, et ta maksab teile perioodi jooksul intresse ja perioodi lõpus siis ka maksab tagasi põhiosa. Aga mis on siis nii-öelda tagamata võlakirjade ja tagatud võlakirja erinevus lisaks sellele turvalisusele on see, et tagamata võlakirjad maksavad tihtilugu rohkem intressi. Ehk et mida suurem on investori jaoks risk, seda suurem on ka teenitud preemia selle riski võtmise eest. Ja mis on veel võib-olla võlakirja omadus, miks ta investoritele meeldib, on see, et tal on tihtilugu kindlaks määratud periood, olgu see siis 2 aastat, 5 aastat, 10 aastat. Ehk et investoril on siis võimalik oma tulevasi tulusid prognoosida. Eeldusel, et siis emitent maksab terve aja jooksul edukalt intressi ja perioodi lõpus siis tagastab põhiosa. Ja täpselt nii nagu aktsiatega, siis ka võlakirjadega kaubeldakse börsil.
ehk et siin tuleb nüüd jällegi see erinevus pangalaenu ja võlakirja vahel, ehk et võlakirja on alati võimalus edasi müüa, mis tähendab siis seda, et kui teie ostate võlakirju ehk väljastate ettevõttele justkui laenu, siis kui teil on sobiv hetk ja tunnete, et te tahaksite võlakirja maha müüa, siis te saate selle võlakirja ehk nii-öelda laenu anda tagasi siis kellelegi teisele, kes siis ostab teilt võlakirjad ära. Ja üks lihtne näide võlakirjadest, et võlakirjade puhul on nii-öelda nimiväärtus, mida siis nimetatakse nominaaliks. Tihtilugu on see 1000 eurot, teatud võlakirjadel on see ka 100 eurot ja mõnel üksikul 500 eurot. Siis võlakirjade puhul on alati fikseeritud intress ja intress siis alati on aastamäär. Ehk et kui võlakirja intress on 10,5%, siis 1000 eurose nominaaliga võlakirja puhul saab investor aastas 105 eurot intressitulu. Ja siin ongi näidatud 10-aastane periood, kus siis esimesed 9 aastat teenib investor lihtsalt tavalist intressitulu 105 eurot aastas ja 10. aastal teenib siis tagasi põhiosa ehk et 1000 eurot pluss siis ka viimase aasta intressi 105 eurot. Ja kolmas populaarne instrument, kuhu tasub investeerida või kuhu võiks kaaluda investeerimist, on börsil kaubeldav fond ehk et ETF. Sisuliselt kõige suurem erinevus üksikaktsia ja fondi vahel on see, et kui te ostate mõne fondi osaku, siis te saate osaluse korraga paljudes ettevõtetes. Ehk et teil ei ole enam seda riski, et kui üks ettevõte läheb pankrotti, et siis te kaotate oma investeeringu, nagu on üksikaktsiaid ostes. Vaid kui te ostate mõnda fondi, siin paremal on toodud näiteks näitena USA 500 suurimat ettevõtet koondav fond SP500, kus siis kuulubki ligi 500 USA suurimat ettevõtet. Ja kui te ostate näiteks osaku selles ja sealt mõni ettevõte peaks minema pankrotti, siis ülejäänud ettevõtted toimivad endiselt edasi. Ehk et see tõenäosus, et kõik ettevõtted korraga pankrotti lähevad terves fondis on väga väikene. Ja kuidas siis ta oma olemuselt töötab? Ta on täpselt samamoodi nagu üksikaktsia ja võlakiri, et temaga on võimalik kaubelda börsil. Ja investorile tekib siis tulu dividendidest ja hinnatõusust. Ja sarnaselt aktsiale on ka fondide puhul see, et nad liiguvad majandusest siis eespool. Ehk et kui on oodata majanduskasvu, siis fondi hinnad tõusevad ja kui on oodata majanduslangust, siis fondi hinnad langevad. Ja mis on siis põhilised eelised, miks võiks seda kaaluda, on see, et ta on hajutatud, ehk et nagu eelnevalt juba mainitud, siis ei ole enam ühe ettevõtte riski, vaid teil on korraga portfellis siis väga palju erinevaid ettevõtteid. Mis siis tähendab seda, et teie riskiaste on oluliselt madalam, kui on siis ühe üksikaktsiaga. Investorite suurim hirm. Mis juhtub siis, kui börsid langevad? Et võib-olla ei tasuks täna investeerida, sest et järsku poole aasta pärast börsid kukuvad ja siis ma saan seda teha odavamalt. Reaalsus on aga see, et aastakümnete vältel on börsidel olnud tohutult palju erinevaid kriise, kus siis aktsiahinnad on langenud 20%, 30%, 50%. Siin on kõige vasakul ääres on näha 1989. aasta krahh, kus siis sisuliselt aktsiaturg kaotas oma väärtusest 90%. Aga kui vaadata seda pikka graafikut, siis aktsiaturud on kogu aeg läinud pikas vaates ülespoole.
ja see ongi tänu sellele, et ettevõtted tegelevad investeerimisega, majandus kasvab, ettevõtted muutuvad järjest efektiivsemaks, vähendatakse kulusid, inimeste tarbimine suureneb. Ehk et majandus on pikas vaates üldjuhul alati kasvutrendis ja kui te olete pikaajaline investor, siis parim asi, mis te saate teha, on järjepidevalt investeerida. Ehk et kui teie näiteks horisont on 20 või 30 või 40 aastat, siis mitte keegi ei tea, mida teeb aktsiaturg homme, mida ta teeb kuu aja pärast, mida ta teeb poole aasta pärast. Aga mis on tõenäoline, on see, et näiteks aasta pärast või 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, et mida pikemaks seda perioodi venitada, siis suureneb oluliselt ka tõenäosus, et aktsiaturg on kõrgemalt hinnastatud, kui ta on täna. Ja kui te olete pikaajaline investor ja te järjepidevalt ostate näiteks kas mingi ettevõtte aktsiaid või mingeid fondiosakuid, siis juhtub see, et mõnikord te ostate seda kallima hinnaga, kui on teie praegune soetushind, aga kui aktsiaturud kukuvad, siis te saate osta just täpselt sedasama asja odavamalt. Ehk et järjepidev investeerimine on näidanud seda, et see toob kõige paremaid tulemusi, sest et turu ajastamine reaalsuses ei tule kas mitte kellelgi või väga suurel osal investoritest välja. Ja kui tulebki, siis tihtilugu on põhjuseks lihtsalt õnn, mitte siis teadlik nii-öelda tegutsemisviis. Ja kuidas siis osta aktsiaid? Kui te olete valinud välja mõne ettevõtte, mis teile meeldib, või olete valinud välja mõne fondiosaku, millesse te usute, siis aktsiaid saab osta internetipangast. Selleks tuleb minna raha kasvatamise menüüpunkti, valida ost-müük, siis ka esimesest tulbast ja siis sisestada ettevõtte sümbol. Kui te ettevõtte sümbolit ei tea, siis sümboli lahtri kõrval on ka luubi ikoon, kust saab siis ettevõtte nime järgi otsida üles ettevõtte aktsiale vastava sümboli. Seejärel tuleb ära täita kogu see lahter, et mitu aktsiat te tahate osta ja siis on 2 varianti, kas te ostate aktsiaid turuhinnaga ehk et parima hinnaga, millega praegu on võimalik neid osta, täidetakse siis teie tehingukorraldus ära või siis te määrate limiithinna. Ja limiithind tähendabki seda, et ostu puhul te määrate siis kõige kallima hinna, millega te olete nõus aktsiaid ostma. Kui teie limiithind on kõrgem, kui on praegu turuhind, siis ostetakse aktsiad ära turuhinnaga ehk et teile soodsamalt. Aga kui on vastupidi, et teie poolt määratud limiithind on madalam, kui on aktsia turuhind, siis jääb teie order ootele. Ehk et see ootab siis seda, kuni aktsia hind langeb teie poolt määratud limiithinnani, et seda oleks võimalik ära osta. Ja viimasena tuleb teil valida siis kehtivus, kus on siis 2 varianti, kas teie order kehtib päeva lõpuni või kehtib tühistamiseni. See tähendabki seda, et kui orderit ei õnnestu täna täita, näiteks teie poolt määratud limiithind oli alla turuhinna, siis esimesel juhul tühistatakse teie order börsipäeva lõpus ja teisel juhul siis jääb order ootele ehk et ta ootab siis seda, kuni hind langeks teie poolt määratud limiithinnani või kuni te ise siis kas limiithinda muudate või orderi manuaalselt tühistate. Veel üks hea võimalus, kuidas alustada investeerimisega ja teha seda just väikeste summadega, sest et väikeste summadega investeerimine on alustamise mõttes väga hea ja seda just 2 põhjusel. Alustades tehakse vigu ehk et näiteks ei saada aru päris täpselt mingist ettevõttest, mida ta teeb, ostetakse ettevõtte aktsiaid ja ettevõttel läheb näiteks kehvasti, aga tihti ei saadagi aru siis, et miks see juhtus. Ja et selliseid vigu vältida või oma kaotust võimalikult väiksena hoida, siis tasubki alustada väikeste summadega. Ja lisaks väikeste summadega alustades on see teile taskukohane ja tekitab ka siis investeerimises sellist huvi.
ja kuidas seda teha? LHV-l on selline toode nagu LHV kasukonto, kust on siis võimalik osta erinevaid väärtpabereid alates 1 eurost. Näiteks kui mõne ettevõtte aktsiahind turul on 100 eurot, siis teil on juba võimalik osta omale see aktsia 1 euroga. Küll siis te ei saa mitte tervet aktsiat, vaid te saate osakese sellest aktsiast ehk et väikese fraktsiooni. Ja kasukonto puhul siis toimuvad tehingud investorite eest automaatselt igal kolmapäeval. Ehk et süsteem kontrollib kolmapäeva hommikul, kas teil on kasukontol vaba raha. Kui on, siis vaatab, mida te olete oma portfelli valinud ja vastavalt teie valikule siis ostab teie eest aktsiaid. Kasukontole saab korraga valida kuni 10 aktsiat ja valikus on siis erinevaid Euroopa üksikaktsiaid, USA üksikaktsiaid ja erinevaid laiapõhjalisi fonde nii Skandinaaviast, Euroopast, Ameerikast, Aasiast, ülemaailmseid fonde, mis koondavad endas kõiki maailma ettevõtteid. Ja mis kasukonto puhul on veel tore, on see, et seal on siis madalad teenustasud. Ehk et väga hea toode, millega alustada. Ja nagu mainitud, siis kasukontol on väga palju erinevaid fonde, ehk et te saate siis olla ise oma portfelli fondijuht. Siin on toodud kõigest 3 näidet, et automaatika ja robootika näiteks on üks fond, siis on erinevad puhta energiatootjad, siis on fond, mis investeerib tervishoiu innovaatoritesse. Et selliseid fonde on tegelikult kasukontol ligi 50, ehk et tehke ise oma valik ja proovige järgi. Aga sellega ongi investeerimise ABC seminar lõppenud. Tänan kõiki vaatajaid ja soovitan kindlasti vaadata ka juba järgmiseid seminare, kus räägitakse siis investeerimisest juba veelgi detailsemalt. Suur aitäh!